Tervist, lugupeetud autovaate vaatajad. Nagu te näete, olen ma elu ja tervise juures peale eelmise saate dramaatilist ja traagilist lõppu. Sellegipoolest on täna meie juurde pöördunud üks autovaate vaataja oma kirjaga ja täna ma mõtlesingi, et toon ka teid kaasa ja loen selle kirja tema pöördumise esimekordselt ette ja vaatame, mis tagasisidet ta meile annab ja kas annab ta meile ka mõne uue ülesande. Ehk Ämri, sinu ülesanne on nüüd hetkel lahkuda. Nii, tema kiri on järgmine. Tere, austatud autovaate saatejuht Silver Cruise. Tema nimi on Jaan Tamm. Aadress Läänemere tee 5071. Palun ärge avaldage minu aadressi saates. Lõikame selle koha välja. Ei, ma mõtlen selle koha, kus ta ütleb, et palun ärge avaldage minu aadressi saates. Aga igal juhul, tema kiri. Pöördun teie poole, kuna juhtusin nägema teie mõlemate eelmist autovaate episoodi. Esimeses episoodis, mis kestis lausa 29 minutit ja 16 sekundit, võrdlesite te omavahel kahte töörahva kangelast ehk Mazda 6 ja Toyota Avensist. Saate käsitluse struktureeritus oli pedagoogiline ning saate viimaste sekunditeni lootsin kuulda teie lõppjäreldust ehk et kumba sõidukit eelistada. Selle asemel avaldasite te saate lõpus sootuks kahetsust kahe fossiilkütust tarvitava liiklusvahendi eksponeerimise ja propageerimise eest, mõistes eraomandi kahjulikku mõju ja kutsudes rahvast üles isegi mitte ühistransporti kasutama, kuniks ka need taastumatut loodusressurssi kasutavad. Selle tõestuseks võtsite Kristjan Jaak Petersoni eeskujul ette jalgsi matka Tallinnasse. Seega oli teie esimene autovaate episood, nüüd tuleb kindlasti midagi head, selgelt poliitiliselt kallutatult ning seetõttu pettumust valmistav. Ma ei tea, loeme edasi, äkki kiidusõnad tulevad natukene hiljem. Teises autovaate episoodi kriitikat on palju lihtsam sõnastada, sest selle võtab kokku karistusseadustik paragrahv 209 kelmus, ärandades järve äärest Mercedese ning hoolimata saate operaatori korduvatest soovitustest auto tagasi viia, püüdsite seda endale jätta kuni selleni, mil reaalsus teie uksele koputas auto omaniku näol, seetõttu propageeris saade auto ärandamist, kodaniku allumatust ja vägivalda, kajastades autot, mida nagunii ükski eestlane endale lubada ei saa. Oleks teadnud, ma ei oleks saadet teinudki praegu, see on nii kriitiline. Mina Eesti kodanikuna, olles kõrgema võimu kandja, olen teile valmis andma veel ühe võimaluse teha ehedat, pedagoogilist, harivat ja väärtuspõhist auto ülevaadet. Ajahetkel, kui automaksu tulekuni on jäänud kõigest 17 päeva, 15 tundi ja 37 minutit. Mina sooviksin ülevaadet uue põlvkonna Škoda Superbist ja et ei kalduks saate produtseerimise käigus taaskord teemast kõrvale, palun, et juhinduksite saates vaid minu poolt ette antud küsimustikust. No hea küll. Tema esimene küsimus. Palun tooge välja midagi, mis tõestaks, et tegin õigesti valides teid tegema ülevaadet Superbist kui kodumaa rahvuskangelasest. No nii, kodanik Jaan Tamm. Teie esimene küsimus. Palun tooge välja midagi, mis tõestaks, et tegin õigesti valides just teid tegema ülevaadet Škoda Superbist kui kodumaa rahvuskangelasest. Esiteks ma ei saa aru, kas te peate rahvuskangelasena silmas Superbi või mind ennast. Aga igatahes te tegite küll õigesti ja selle tõestuseks on asjaolu, et kui te lähete näiteks endale Škodasse ostma Fabia, ta on müügimehe peamine ülesanne teile müüa mitte Fabia, vaid kõige kallim Superb või hoopiski Kodiaq või mis iganes. Kuid mõni väga kaval müügimees majanduslikul 2024. aastal töötaks ka teisel ametikohal, näiteks United Motorsis või Inkscape'is ja ütleks teile, et teate mis, kodanik Tamm, te ei ole seda Superbiga kindlasti õnnelik, kuid te võiksite olla õnnelik hoopis ühe teise autoga, milleks on 5. seeria BMW ehk tõepoolest ma olen väga meelitatud ja mul on väga hea meel, et te valisite mind tegema ülevaadet Superbist. Mina olen nii tark autoajakirjanik, et ma sellisesse autosse lihtsalt ei istu, aga ma olen nõus teile rääkima 5. seeria BMW-st.
mis on selle auto positiivsed elemendid? Kuna te palusite juhinduda vaid ette nähtud küsimustikust ja ma juba vahetasin subjekti, millest saadet teha, siis ma muidugi väga tahaks teile rääkida pikalt ja laialt sellest, kuidas mulle see vahetult eelmise põlvkonna 5 seeria meeldib sootuks rohkem, kuid paraku eeskirjad näevad ette, et ma ei saa seda teha, nii et järgime küsimustest. Teie üks küsimus oli, et mis on selles autos ägedad ja selles autos on ägedad just need laser LED tuled. Praegu need ei põle, kuid kui need põlevad, näitavad nad 600 meetri kaugusele. Lisaks see iluvere. Esiteks pole see selline 7. seerialt tuntud iluvere, mis oli nii suur, et seda oli näha ka kosmosest, vaid iluvere on ka funktsionaalne. Need ribid tõepoolest, kui su kiirus on suur, võivad nad sulguda või avaneda vajadusel, kas on mootorit vaja jahutada või siis mitte. Veel aerodünaamikast, kodanik Tamm. Tee Superbi oska sellist asja uneski näha. Need lõpused on päris aerodünaamilised ja neist käib päriselt õhk läbi. Väljed, 17-tolised väljed, siin on 18-toline välg, kuid saadaval olid kuni 20-tolised väljed. Isegi kui sa oma Superbile saad nii ägedat välge, ta ei näe iialgi nii äge välja. Kas sellel autol on ka häirivaid elemente? Ja lisaks te küsisite kodanik Tamm, et mis on negatiivsed. No jällegi te mõtlesite ühte teist mõttetut autot, kuid tegelikult negatiivsus siin tegelikult siiski natukene ka on siin Bemaris. Näiteks vägagi mõtet või vägagi pettumust valmistav oli see, et adaptiivne püsikiiruse hoidja koos rajahoidikuga maksis 5000 eurot lisaks. Samas kui Toyota Corollal oli see näiteks standardis ning lisaks veel V8-l on väga vägev hääl. Siin ei ole küll V8, aga põhimõte on selles, et V8-l oli lisatud sisse kõlarid, mis imiteerisid mootori häält, mis ju tegelikult ka võiks ju lihtsalt mootorit siis natukene paremaks teha ja ongi kõik. Ja mis veel natukene rääkida, on üks asi minu meelest selle 5. seeria kohta, mida ütles kunagi 4 aastat tagasi üks tark mees ühes autosaates nimega Naisflux Rogovisid. Nimelt, et siin 5. seerias olid ära kadunud äratuntavad oranžid näidikud ja äratuntavad esituledes olevad söörid, ehk et juba siin hakkas Bemar natukene minema oma juurtest kaugemale. Puudutab veel, nagu te küsisite, kodanik Tamm, negatiivseid asju, siis tegelikult on nii, et siin on tänu nendele piilaritele ikkagi päris suured pimenurgad ja tegelikult, kui ma tahaksin siin hakata nüüd ringi pöörama, siis tuleks ikkagi liiklus paariks minutiks sulgeda, sest et pöörderaadius on sellel Bemari laevakesel ikkagi ka õige suur, kuid samas on ta ka väga stabiilne sõita ja tõesti üks sõna, sõidurõõm. Kui palju suudab ta olla praktiline? Teil oli ka küsimus, mis on selle auto negatiivsed küljed ja kuigi te pidasite silmas vist mingit muud autot, mida ma enam hästi ei mäletagi, siis tegelikult ka 5. seeria pole päris laitmatu. Nimelt tagasiruumis siia topeltpõhja ei ole siin alla, muidu sa tavaliselt saad kangutada siit ja siin on topeltpõhi, siin pole mitte midagi. Siin on ainult üks korrus ja ongi kõik. Ehk see on tõepoolest siin natukene kehvasti, kuid samas pagasruumi mahtu, mis puudutab positiivse poole pealt, siis nii irooniline kui see ei ole, siin pagasruumis oli turule tuleku ajal rohkem ruumi kui 7. seerias. Siin oli 520 liitrit ruumi, 7. seerias tol hetkel 515 liitrit ruumi. Nii et tõepoolest, kui meil ei oleks vaja presidenti, saadikuid, ma ei tea, igasuguseid pop-ikoone, siis tõepoolest 7. seerial poleks eksisteerimiseks mingit põhjust. Kuid negatiivse külje pealt veel. Aga negatiivse poole pealt, kui sulle meeldib roheline mõtteviis ja sa sooviksid endale pistikhübriidi, siis paraku, kui suga peaks juhtuma sama kehvasti, nagu minul juhtus eelmises episoodis Mercedesega, mida ma ei taha ka meenutada, siis pistikhübriidi puhul sul on küll väga toredad liitiumioon-akud, mis säästavad tohutult keskkonda, kuid sa kaotad pagasiruumis 120 liitri jagu asju. Ja Jaan Tamm, tead, ma võin rääkida isegi midagi Superbist. Kui sa võtad Superbi pistikhübriidi, sa kaotad samuti veerandi oma pagasiruumi mahust. Nii et pistikhübriid pole alati nii hea. Kas see auto on ka roheline? Ei, see on must. Mis sa ütled, Käbri? Sellel Tammel oli veel mõni küsimus või? No mis siis? Et kui kaasaegne on selle auto interjöör? Jaan Tamm oli üks väga laialivalguv küsimus. Kui kaasaegne on selle auto interjöör?
muidugi te pidasite ühte teist autot silmas, aga ma julgen öelda, et ka silla puhul on tegemist väga kaasaegse interjööriga. Siin on suur multimeedia, mis oli enne facelifti 10-tolline, peale seda 12-tolline. See oli ka esimene BMW, millel oli olemas juhtmevaba Android Auto, Apple CarPlay ühendusvõimalused, juhtmevaba telefoni laadija, muidugi sõidurežiimid ja tegelikult on ka võimalik saada 3D vaates siis ümber auto monitori ja muidugi ka väga palju juhtnuppe ja kui sa lähed näiteks oma puukuuri ja sa võtad ühe väga ilusa puitliistu ja sa paned sinna peale mingi suure ekraani, siis see on sisuliselt uue BMW interjöör. Aga siin on kõik väga kasutajasõbralik. Juhtnupud, roolil juhtnupud ja ehtne käigukangi valits, mida uutel Bemaritel ju ka enam ei ole ja selle asemel on roolisambas sarnane Julia, kes väga sarnaselt teie eelistatud Škodale. Ma tean küll, et mul ei olnud ühtegi küsimust ees, et ma saaksin rääkida laialt disainist ja kulutada tundide viisi teie aega, kuid ma pean ütlema, E60 põlvkonna 5. seeria BMW tekitas palju poleemikat ja seejärel minu meelest nii sellest eelmine kui ka see põlvkond oli väga traditsioonilise disainiga ja täpselt, isegi inimene, kes ei tea autodest mitte midagi, ta tunneb ära nende kujundite järgi, et need on Bemari tuled ja mis veel puudutab ägedaid asju või siis positiivseid asju, on siin ehtsad väljalasketorud ja nad on päris ehtsad, erinevalt Mercedesest, erinevalt Audi A6-st. Ma imestan kodanik Jaan Tamm, et ei küsinud Superbist rääkides tema kõige põhilisema argumendi kohta ehk tagaistme ruumikuse kohta. See on umbes sama, kui teha Konstantin Vassiljeviga intervjuu ja mitte ainsatki küsimust küsida jalgpalli kohta. Muidugi me oleme nüüd 5. seeria BMW, sest et ma keeldusin lihtsalt sellisesse Superbi istumast, kuid siin ei ole nii palju ruumi, kui on näiteks Superbis, kuid ikkagi piisavalt ja ka pearuumi on piisavalt ja tegelikult siin on ka selline ava, kuhu ma saan panna oma prillid või hästi ei saagi, nad kukuvad alla, aga tegelikult see ei olegi prillide jaoks, vaid siin keskkonsooli allosas on olemas eraldi 2-tsooniline kliimaseade koos istmesoojendustega, kuid see oli standardis vaid V8 mudelitel. Aga proovime vajutada sisse sportsõidurežiimi ja nagu näha, kõik läheb punaseks, armatuur läheb punaseks. Siin kirjutab ka sport, et igaks juhuks ikkagi aru saaksid. Ja kohe me võtame sirge ja vaatame, kuidas auto käitub. Nii ja kiirendame. Ehk tõesti, sellel autol on 2-liitrine turbodiisel, aga see sportsõidurežiim, ma ütlen teile, kodanik Jaan Tamm, tekitab tunde, nagu siin oleks 3-liitrine rida 6. Aga mis puudutab Škoda Superbi, siis tegelikult ka see auto on suuteline Superbi imiteerima. Nimelt on võimalus valida ja vajutada sisse ökosõidurežiim. Ja nagu näha, ta muutub nagu mingiks kohe trammi häält teeb. Kõik läheb siniseks, ees läheb kõik siniseks, täpselt nagu teie mingi Škoda Superbi valgustus on ka kindlasti mingil ajahetkel olnud sinine. Ja tõepoolest tekibki tunne, nagu kapoti all oleks väike 1,5-liitrine 110 kilovatine Superbi mootor. Kirjeldage mulle mootori valikult, ma tahan teada igat detaili. Teil, kodanik Jaan Tamm, oli küsimus Škoda Superbi mootori valiku kohta ja te soovisite, et ma kirjeldaks seda võimalikult detailselt, kuid sellest puudub igasugune lõbu, sest isegi selles Coca-Cola 2-liitrises mudelis on töömahtu 0,5 liitri jagu rohkem kui ühes tavalises Superbi mootoris, millel on 1,5 liitrit töömahtu ja mille hobujõud ei saa ikka pidada tõelistesse hobujõududeks. Selle asemel las ma räägin teile midagi Bemari 5. seeria mootori valikust. Kõige väiksem mootor oli siin 2-liitrine turbobensiin 184 hobujõudu. Täna on meil esindatud 190 hobujõuline 2-liitrine turbodiisel ja seda oli saadaval ka nelikveolisena või siis tagaveolisena ja muidugi oli valikus ka 3-liitrine rida 6 turbodiisel, millel juba 286 hobujõudu ja tegelikult kõik need mootorid selle Bemari puhul oli esimene 5. seeria puhul, millel olid varustatud kerghübriidajammitega. Kõik mootorid Kõikidele mootoritele lisandus väike kerghübriidajam, mis tähendas 11 hobujõulist võimsuse tõusu ja oli ka saadaval pistikhübriidid,
ja ehk siis 2-liitrine turbobensiini pistikhübriid, millel 292 hobujõudu või 3-liitrine turbobensiin pistikhübriidina, millel juba 354 hobujõudu ja oli saadaval ka V8 ja V8 oli ainus mootor nendes kogu mootori valikus, mis endas ei omanud mingit hübriidajamit ja see oli ka viimane 5. seeria BMW, millel tavaversioonile sai V8, mis juhul oli ta 530 hobujõuline, kuid M-mudeli puhul, M5 mudeli puhul sai suurendada seda 600 hobujõulisena ja muidugi on ka uuel 5. seeria Bemaril saadaval V8 ehk 4,4 topeltturboga V8, kuid seda vaid M5 mudeli puhul, mis maksab ju sama palju kui juba üks Lasnamäe keskmine tüüpkorter. Aga muidugi sellel uuel M5 V8-l on jõudu nii palju, et nii palju ruutmeetreid pole üheski korteris, tal on 700 hobujõudu. Järgmine küsimus. Issand, milline küsimus. Kui lihtne on temaga kuritegu sooritada? Ja kodanik Tamm, teil oli ka küsimus, kui lihtne on sooritada kuritegu ja kuigi te pidasite silmas Škoda Superbi, kes ikka nii igava autoga viitsiks kuritegu sooritada. Ja te võite ju mõelda, et sellise musta Bemari 5. seeriaga on väga lihtne sooritada kuritegu, et ehtne selline justkui kurikaela auto, kuigi tegelikult on sellega see vägagi keeruline. Nii et kui te mõtlete teha kindlustuspettust ja sõita hommikul sirgjoones vastu seina ja öeldes pärast, et teie naaber sõitis oma rammiga otsa, siis seda te teha ei saa, sest et see 5. seeria salvestab iga avarii ja tal on ette näidata ka peale seda fotod sellest avariist ja kuigi ma ei tea, kuidas ta seda teeb nii, et kuritegu pole mõtet temaga sooritada. Lõpuks ometi sai see väsitav saade filmitud. Peale igat küsimust jälle õue pakase kätte minna, see oli küll ikka väsitav. Aga lõpuks sai see tehtud, sai ka pisut head tehtud Eesti kodanikule, vastatud tema küsimustele. Ja tegelikult on ka nüüd saabunud meieni kodanik Jaan Tamme vastus, sest et ma saatsin talle video ära, saate oma ülevaate ära ja ma arvan, et ta sai ainult tohutult rahule jääda. Ja tegelikult ma mõtlesingi, et nagu ennem ma lugesin esimest korda seda kirja ette ja ma polnud seda varem lugenud, siis ka nüüd mõtlesin, et ma võtan ka teid ühes ja kuulate minuga esimest korda kodanik Jaan Tamme vastust ja ma arvan, et see vastus saab olla vaid ülimalt positiivne. Ja sest et see ei saakski olla midagi muud, sest et ma ju ikkagi tegin talle väikese üllatuse, kajastades veel ühte paremat autot, kui tema soovis. Ja kuulame nüüd, mis ta siis arvab. Teie edastatud saate eest pole voimalik kahjuks mingilgi viisakal moel tänada. Ma andisin teille veel yhden voimaluuse, et saaksite autoajakrinnanikuna onnestutada ja soovist, et ylevaadet uues Superbist ja soovist, et lähtuksitte minu puult edastud kysymustust. Te piditte meelde jätmäkaks asia, huidiatsitte vaid yhden, lähtudes kyllä minu puult antut kysymystikust, kuid kajastades jällegi valet autot. Te olette sama epämoraalne kuin makler, kes myyb soovitut korteri asemel maha hupis naabri oma. Voi kui mies, kes abiellub viimeisellä hetkeluutamatult hupis oma väli ja valitu oega voi kasvoi kirun, kes opereerib maksa asemel hupis kopsu. Ykskõik kui hulsalt müüb makler naabri korterit. Ykskõik kui hulsalt armastad saa oma naise ode, või ykskõik kui hulsalt opereerib kirurg kopsu. Jääb aga faktiks, et makler müüs maha vaale korteri, mis abiellus vaale naiseks ja et kirurg opereeris vaalet elundit. Seega pole tähtustki, kui haati te arvustasite 5. seeria Bemarit, te kajastasite valet autot. Kajastades Škoda asemel BMW, näidasite te looplikult oma arrogantset yleolekut ja suutmatust
laskuta hetkeksi tavallisen eestlaiset tasemelle ja kajastada tavallista autot. Ilmselt istute praegugi kusagil kamina eestugitoolis, kindlasti poleks teka suutelin istuma minu nouga äiksel taburetil ja kannatama mu korteripuuduliku kaukkytet. Te veel kahetsete. No tegelikult, no ma olen ikka alles kodanik. No, mõned inimesed pole kindlasti vist täiuslikud ja tema pole kindlasti üks inimene, kes oleks kaugeltki mitte täiuslik. Kuid selline oli sellekordne autovaade ja kirjutage mulle ikka meile ja kirju, mis autost te sooviksite saada ülevaadet ja nagu te nägite, mul pole mingit probleemi anda teile ülevaadet, mida te soovite, aga lihtsalt olge ikkagi tänuväärsed selle eest, mida mina teen ja mina panustan palju rohkem, kui te küsisite ja ka see on omaette ettevõtmine.